Peppa Pigil on rohkem animatsioonivigu, kui sa arvad. Näiteks episoodis Emmesiga tööl kirjutab Emmesiga midagi arvutisse, mis on tegelikult kirja lõpp, mille ta kirjutas. Aga kui kaamera zoomib Peppale, on tekst, mille Emmesiga varem kirjutas, kadunud. Ja kui Issisiga tuleb arvutit parandama, vaata kella. Kell on 12:30. Aga kui Issisiga vajutab väljalülitamisnuppu, näeme kella uuesti. Aga viga on selles, et kell on nüüd 1. Ma ei usu, et arvuti taaskäivitamine võtab pool tundi. Ja lõpuks, kui Peppa mängib kanamängu, vaata siia, skoori. See on 461. Aga kui kaamera ekraanile zoomib, on skoor nüüd 0,46. Selles episoodis Issi saab vormi. Peppa, George ja Emmesiga vaatavad televiisorist härra Kartuli treeningprogrammi. Vaadake, siin on härra Kartul. Tal ei ole mütsi peas, aga kui Issisiga tuppa astub, on härra Kartulil järsku müts peas. Ja sellest stseenis keskendu sellele puldile, sest kui Emmesiga tuleb sisse treeningrattaga, kaob pult ära ja sellest stseenis sõidab Issisiga Peppa rattaga ning kukub tiiki. Aga viga on selles, et ratas kukub järsku ümber, kuigi tal on abiratad. Nüüd liigume edasi episoodi koolinäidend juurde. Kõigepealt vaata istekohtade paigutust. Ees istuvad Emme ja Issi põrsas. Nende taga istuvad Preili jänes ja Preili poni ning nende taga vanaisa ja vanaema põrsas. Aga vaid mõne kaadri pärast, kui kõik hakkavad pilte tegema, on vanaisa ja vanaema põrsas vahetanud kohad Preili jänese ja Preili poniga, kuigi keegi ei liikunud. Ja samas episoodis on veel üks kummaline viga. Alguses seisavad Susie, Candy ja George Peppa ees, mis tähendab, et Peppa peaks neist mööda kõndima, et jõuda Danny juurde. Aga kui stseen Peppale lähemale zoomib, hakkab ta Danny poole kõndima. Aga Susie, Candy ja George kaovad äkitselt ära. Nad on täiesti kadunud, kuigi Peppa ei kõndinud neist mööda. Ja samuti pole mingit mõtet, et Candy, Susie ja George etenduses osalevad. Nad lihtsalt seisavad seal ega tee midagi. Ja etenduse lõpus, kui lapsed kummardama hakkavad, on veel üks viimane viga. Rebecca jänes seisab Pedro ja Susie vahel. Aga vaid mõne kaadri pärast on Rebecca kuidagi liikunud ja seisab nüüd Danny ja Peppa vahel. Tuulises lossis, kui me näeme lossi vaadet, pole üleval näha midagi peale lippu. Aga kui seapere jõuab üles tippu, ilmub äkki teleskoop. Kui George vaatab vanaema põrsa ja vanaisa põrsa poole, ei hoia vanaisa põrsas midagi käes. Aga järgmises stseenis hoiab ta telefoni. Ja viimases stseenis näeme seapere autot, kuid viga on selles, et auto on lossile natuke lähemal. Vanem parkisid nad oma autolossist veidi kaugemale, aga nüüd on see palju lähemal. Lapsehoidmise episoodis naudivad vanaema põrsas ja vanaisa põrsas alguses koos pitsat, kui kumbki võtab endale viilu. Pitsa teravots on neist eemale suunatud, kuid juba järgmises kaadris on tema pitsaviilu teravots nüüd tema poole, selle asemel. Ja kui Peppa ja George hakkavad magama minema, märkame kella all 2 joonistust. Aga kui Peppa mõne aja pärast ärkab, on üks joonistustest kadunud. Ja kui vanaisa ja vanaema lähevad nende tuppa neid kontrollima, ilmub joonistus uuesti. Ja ühes kaadris, kui Peppa läheb George'i vaatama, ta käsi pole varrukas ja see läbib tema tekki. Ja lõpuks, kui väikesed sead ja vanemad sead magavad, on teleris lumi. Aga kui Emmesiga ja Issisiga lähemale tulevad, on teler välja lülitatud. Osas kivibasseinid lähevad Peppa ja Georg koos vanaema ja vanaisa sigaga mere äärde. Ja kui nad kohale jõuavad, näeme, et Peppa kannab oranži labidat ja Georg hoiab käes oranži ämbrikest. Kuid hetke pärast, kui nad jõuavad väikese veekoguni, on Peppa käes olnud labida värv muutunud. Enne oli see oranž, aga nüüd on see roheline. Osa lõuna on vigu täis, kohe alguses. Me võime märgata, et Harsh seisab otse köögiviljaaia ja muru piiril. Kuid kui kaamera kaugemale liigub, näeme, et ta on nüüd aiast mõne sammu kaugusel. Ja see pole veel kõik. Sellest stseenist teeb vanaema siga salatit, samal ajal kui Peppa ja Harsh seisavad tema kõrval ja vaatavad. Nüüd keskendusin Peppale. Kui kaamera kaugemale liigub, näeme, kuidas Peppa libiseb George'i poole. See on just, kui ta hõljuks mööda põrandat. See juhtus kiiresti, aga meil õnnestus see tabada. Nüüd vaatame selle osa vigu, hambahaljas. Selles stseenis näeme selgelt laua serva ja seal pole midagi. Aga kui kaamera kaugemale liigub, ilmub sinna taldrik spagettidega. Ja selles stseenis kõnnib Peppa trepi juures. Kuid siin on midagi puudu. Kas siin ei peaks olema keldri uks? Ja ka mõnes osas viib uks keldrisse. Aga mõnes on see lihtsalt panipaik. Ja see pole veel kõik. Peppa peseb hambaid. Vaata tema riietel olevat südamekujulist sümbolit, mis liigub ühelt poolt teisele. Ja ka selles stseenis pole nende taga midagi. Kuid mõni hetk hiljem ilmub kraanikauss. Ja järgmisel päeval, kohe kui päike tõusis, märkasime veel üht viga.
tunnid möödusid ja päike tõusis, kuid siin olevad pilved ei liikunud paigastki. Ja selles stseenis istub Georg otse Peppa kõrval, kuid mõni sekund hiljem on ta kadunud. Nüüd liigume edasi episoodi Väga kuum päev juurde. Emassiga ühendab vooliku kraani külge, aga kust see kraan tuli? Episoodi alguses polnud seal midagi, aga nüüd on seal kraan ja see pole veel kõik. Hiljem episoodis saabub Preili jänes oma jäätisekäruga ja Emasiga toob kõigile jäätist. Aga Georgi jäätis sulab sõna otseses mõttes sekunditega, samal ajal kui teised jäätised on korras. Ja kui Emasiga hakkab isasea jäätist Georgile andma, vaatab pulk ka Georgi käes. Niipea kui ta jäätise haarab, kaob pulk ära. Kui nad tagasi basseini juurde kõnnivad, märkame, et nad kõik sõid oma jäätised ära, sest nende käed on tühjad. Aga hiljem, kui nad ärkavad, võib näha, et isa siga sööb sama jäätist, mida George sõi. Liigume edasi episoodi naljakas muusika juurde. Isa siga saab kätte oma uhiuue klaveri ning kohe, kui ta selle lahti pakkis, märkasime kummalist viga. Kui vaatame seda kasti Emasea kõrval, siis näeme, et seal pole midagi sees. Aga mõni hetk hiljem, kui isa siga ütleb, et ta pole kindel, kuidas klaverit kasutada, ilmub kasti äkki kasutusjuhend. Kuidas see võimalik on? Varem nägime selgelt, et kastis polnud ühtegi raamatut. Ja see pole veel kõik. Samas stseenis märkasime siin veel üht naljakat viga. Kui vaatame ema ja isa seaasendit, näeme nende vahel päris suurt vahet. Aga kohe, kui ema siga ulatub raamatu järele, on isa sea kõht kaadris näha. Me saame aru, et isa siga on natuke paksuke, aga ma ei usu, et tema kõht on nii suur, et kataks nii pika vahemaa. Episoodi Vanaisa sea kasvuhoone lõpuosas. Kui vanaisa koer teeb tomatisalatit, märkasime paari naljakat viga. Kui vanaisa koer lõpetab salati tegemise, serveerib ta selle kõigile. Ja nagu näha, on kõigi taldrikud salatit täis. Aga vaata, kui palju salatit kaussi alles jäi. See on täpselt sama palju kui siis, kui ta selle esimest korda tegi. Tundub, et vanaisa koer tegi lõpmatu tomatisalati vea. Ja see pole veel kõik. Kui tegelased hakkavad oma tomatisalatit sööma, on kausis ainult tomatid. Aga kui kaamera näitab uuesti kohta, kus kõik tegelased on näha, on kausis jälle basiilikulehed. Tõsiselt, selle salatiga toimub selles episoodis midagi kahtlast. Rulaaga sõitmine Seapere läheb parki, kus Sissi siga õpetab Peppale, kuidas rulaaga sõita. Kui Peppa õppis rulaaga sõitma, märkasime midagi kummalist. Just sel hetkel, kui vaatame Peppa rulale, võime märgata, et seal on 3 naerunäo kleepsu. Nüüd keskendume nende 3 kleepsu asukohale. Üks kleepsudest muutis võluväel oma asukohta. Kui me stseeni aeglustame, näeme sõna otseses mõttes, kuidas kleeps liigub ühest otsast teise. Selles episoodis Peppa pere ja sõbrad külastavad Preili jänese batuudi parki, kui Preili jänes neile juhiseid annab. Kui me vaatame tema selja taha, näeme tühja lauda ja jalanõudega täidetud riiulit. Kui Preili jänes lõpetab oma juhised ja läheb tagasi oma laua juurde, märkame nüüd, et tema laua peal on sinine saabas, kuid varem oli laud täiesti tühi. Ja see pole veel kõik. Kui vaatame Susi lamba kingi, on need sinist värvi, aga kui ta need jalast võtab, on need äkitselt lillad. Tõsiselt, põrsas Peppa. Animaatoritel näeb olevat mingi probleem värvidega, nii et need olid mõned põrsas Peppa animatsioonivead, mida sa võisid märkamata jätta. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos.